Martini ettekanne keskendub siis Rakvere targa maja projekteerimisele ja ettekande pealkiri on Rakvere tark maja esimene avalik ligi-nullenergia hoone, oleks vist täpsem öelda. Tervist! Minu nimi on siis Martin Taalfelt ja enne kui ma alustan, ma kommenteeriks pisut seda PIM-teemat. Et ma käisin kuulamas ühte loengut või seminari, kus siis oli räägitud kogemusest Iisraelist, kus üks Iisraeli suuremaid ehitusfirmasid, kes tegeles ka kinnisvara arendamisega, oli teinud mõned objektid PIM-is ja nemad olid lisaks traditsioonilisele projektimeeskonnale olid siis loonud ka sellise PIM-koordinaatori ametikoha, kes siis puhtalt tegeleski ainult sellega, et ta jälgis seda, et kõikide erinevate osapoolte mudelid saaksid üksteisest aru. Ja nagu see on äärmiselt vajalik. Aga ma siis räägin ligi-nullenergia hoonetest. Ma olen Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja noorem teadur ning samuti ka siis ligi-nullenergia hoonete uurimisgrupi liige. Enne, kui ma hakkan üldse targast majast rääkima, ma peaks ilmselt teile selgitama, et mis asi see ligi-nullenergia hoone üldse on ja kuidas või mida üldse silmas pidada, kui seda kavandama hakata. Ning kui ma olen oma ettekandes sellega ühele poole jõudnud, siis lõpuks ma ka räägin, kuidas siis vähemalt hetkeseisuga on Targamaja keskus siis neid nõudeid täitmas. Kõigepealt vastavalt definitsioonile kasutatakse ligi-nullenergia hoonetes lokaalset taastuvenergiat. Ja lisaks siis sellele tootmisele ka hoone tarbib energiat. Ehk hoone selline summaarne energiakasutus siis moodustubki sellest, et kui palju sinna hoonesse näiteks elektri- ja soojusvõrgust energiat tarnitakse ja siis sellest lahutatakse maha see, kui palju hoones siis seda toodetud energiat välja müüakse. Ja nende summana siis moodustub igale kavandatavale hoonele energiatõhususarv. Samuti see energiatõhususarv oli lihtsalt megavatt-tundide või kilovatt-tundide summa. Seal võetakse lisaks ka arvesse seda, et milline on näiteks mingi energiakandja keskkonnamõju. Eesti ja siis vastavad energiakandjate energiahulgad korrutatakse läbi kaalumisteguriga. Eestis näiteks, kuna elektri tootmine põlevkivi elektrijaamades peamiselt on ikkagi suhteliselt suure keskkonnamõjuga, siis kogu toodetud ja tarbitud elektrienergia korrutatakse läbi 2, kui näiteks tarbitakse taastuvaid energiaallikaid, näiteks puitu, siis see korrutatakse läbi 0,75, kaugkütte korrutatakse 0,9. Ja siis gaas ja sellised tavalised fossiilsed kütused on siis traditsiooniliselt korrutatakse Euroopas läbi 1. Kõigepealt on lisaks veel räägitakse kahe energia tarbimise tasemega hoonetest. On lisaks ligi-nullenergia hoonetele on ka madalenergiahoone ja kuluoptimaalse energiatõhususega hoone, mis siis vastab miinimumnõuetele. Antud hetkel peavad peamiselt kõik uued sisekliima tagamisega hooned vastama siis sellele kuluoptimaalsele tasemele vastavale hoonele, mis on siis arvutatud TTÜ teadlaste poolt välja niimoodi, et kõik või see mitteeluhoonete energiatarbimise tase peab vastama siis 20-aastasel perioodi minimaalsele elukaare kulule ja elamute puhul on siis võetud perioodiks 30 aastat. Ja siis võeti arvesse niimoodi, et investeering või ehituskulud ja lisaks ka siis selle perioodi energiatarve oleks minimaalne. Kui nüüd edasi minna madalenergiahoone tasemele, siis seal on arvestatud sellega, et
kasutatakse parimat võimalikku antud hetkel saadaval olevat ehituspraktikat, aga ei toodeta koha peal energiat. Ja siis ligi-nullenergia hoone tagatakse sellega, et võetakse madalenergia hoone ja lisatakse sinna mõistlikul tasemel taastuvenergia tootmine, näiteks PV või päikesepaneelid elektri tootmiseks või päikesekollektorid soojatarbevee tootmiseks või mis iganes. Ja siis vastavalt igale sellele tasemele on siis välja arvutatud energiatõhusarv, millele hoone peab vastama, et ta neid nõudeid täidaks. Ja siin on siis antud hetkel energiatõhuse miinimumnõuete määruses toodud suurused. Nagu te näete, siis siin tulbas on toodud nõuded, mis siis esitatakse ligi-nullenergia hoonetele. Tegelikult need arvud ei kipu üldse sinna nullile liginema. Ja siis, et saavutada madalenergia hoonetaset, peaks tagama erinevate hoonetüüpide puhul sellised energiatõhusarvud ja et üldse ehitusluba saada, siis on vaja tagada sellised piirväärtused. Ma mõtlesin, et keegi ei olnud näidanud varem täna, et äkki see ei tööta. Ja siis, kui hoonel on välja arvutatud arvutuslik energiatõhusarv, siis vastavalt sellele antakse välja ka energiamärgis. Ja siis ligi-nullenergia hoone vastab A-klassile, madalenergia hoone B-klassile ja siis miinimumnõuetele vastav hoone vastab C-klassile. Ja need ülejäänud klassid on tegelikult ette nähtud olemasolevate hoonete energiatõhususe hindamiseks. Lisaks energiatarbele tuleb ka olulist tähelepanu pöörata sisekliimale. Et ma olen kuulnud väidet, et kõige energiatõhusam hoone on nullventilatsioonhoone. Aga paraku majanduslikus mõttes see ei ole mõistlik, sest kui me ei hoia head sisekliimat, me kaotame tööviljakuses, meie inimesed on haigemad ja kokkuvõttes see summa, mida näiteks büroohoonetes kulutatakse inimeste palgafondile, see on tegelikult väga palju suurem võrreldes sellega, mis üks büroorentnik kulutab enda sisekliima hoidmisele. Et tegelikult eelkõige me peame hoonetes tagama hea sisekliima, et meie töötajad saaksid olla kõrge tootlikkusega ja seda siis tuleb tagada võimalikult mõistliku energiatarbega. Ja siis tuleb tagada nii soojuslik mugavus, õhu kvaliteet ventilatsiooniga, samuti sobiv valgustustase ja sealjuures tuleb jälgida ka seda, et lisaks sellele, et me tagame minimaalse valgustaseme töökohal, ei tohi seal esineda ka näiteks valgusräigust, mis raskendab oluliselt arvutiga töö tegemist. Ja samuti on vajalik tagada ka sobivad müratasemed. Ja siis ka mõned näited Euroopas ehitatud ligi-nullenergia hoonetest. See on siis Helsingis asuv ümberistetalo. Ma vaatan, siin on 2012 on Reva ajakirjas avaldatud selle kohta infot. Ning siin on siis Prantsusmaal asuv Elitis Tower. Ta on 2 sellist laialt levinumat näidet ligi-nullenergia hoonetest. Aga kuidas siis seda energiatõhusarvu, mida nõutakse tagada? Selle asemel, et kohe esimese hooga hakata panema tervet katust täis ja maja ümbrust täis PV-paneele, tuleks eelkõige hoone kavandamise käigus jälgida, et meie energiavajadus üldse on madal. Seejärel siis peaksime jälgima, kuidas me seda energiavajadust katame, milliste meetoditega, kui efektiivselt. Ja alles seejärel tuleks hakata vaatama, et kui palju meil ikkagi on vaja siis seda taastuvenergiat toota. Siin on ka, ja siis kogu see arvutus võiks käia sellise dünaamilise simulatsioonimudeliga, millega
millega siis spetsialistid arvutavad selle energiatarbe välja. Siin on toodud siis kütte ja ventilatsiooni projekteerija poolt kasutatud arvutusmudeli pilt, mis on siis siin väljanägemiselt oluliselt lihtsam kui siin eelnevates ettekannetes näidatud pildid. Ja siis veidi targast majast lähemalt, et targas majas on ette nähtud erinevad testkeskkonnad, seda ka pisut enne puudutati, et maja 3. korrus, kus siis asuvad sealhulgas arvutiklass, näidiskorter, kontoripinnad, et see on nüüd tegelikult mõeldud olema justkui nullenergia osa, mille summaarne energiatõhususe arv on 0 või siis väiksem. Ja siis on omakorda veel ülejäänud hoone oleks justkui madalenergia osa, koos siis nende aatriumitega, topeltfassaadiga, kuhu taha paigaldatakse päikesevarjestus ja siis lisaks seda juhtiv automaatika ning need 2 hoone osa siis kokkuvõttes summaarselt peaks andma meile ligi nullenergia hoone. Lisaks on plaanis uurida siis olemasolevas hoones selliseid olemas või vanade hoonete lahendusi, millega tagada energiatõhusust ning samuti siis seda, et kuidas üldse sellise keeruka hoone tehnosüsteemi juhtida. Ja kuidas siis siin Rakveres plaanitakse see madal energiavajadus tagada? Esimene asi, mis kindlasti kõigil pähe tuleb, on see, et paneme palju soojustust. Siin on teda välisseintesse pandud päris korralikult juba, et välisseintes on 400 mm soojustust, katuslagedus 500 mm. Ja samuti, mis on oluline, on see, et me kasutame hea soojapidavusega ja samuti mõistliku suurusega aknaid. Me peame inimestele tagama vaate ja niisuguse meeldiva töökoha, aga samal ajal, kui me teeme aknad liiga suured, siis põhjustab suuri jahutuskoormusi, kõrgeid temperatuure, ebamugavust ja lisaks ka siis räigust või siis põhjustab lihtsalt selle, et inimene tõmbab sealt selle kardin ette ja sinna ta jääb. Ja tegelikult meil ei ole sellest suurest aknast midagi kahju. Eks see on ka üks väga oluline aspekt, millele tuleb tähelepanu pöörata. Ja edasi oleks vaja niisugust madala elektri- ja soojustarbega ventilatsioonisüsteemi. Ehk kui meil on siin maja peal on torustik, siis kuskil mingis ruumis on selline ventilatsiooniseade, mis võtab väljast õhu, puhub ruumidesse, siis tõmbab selle sooja välja, soojustagasti abil tagastab selle soojuse uuesti sissepuhka õhule ning omakorda puhub välja. Ja samuti siin on väga oluline tähelepanu seda, et lisaks sellele soojatarbele, mis viiakse alla selle soojustagastiga, on meil siin ka 2 ventilaatorit, mis tegelikult tarbivad, kui on korralik soojustagastus, nad tarbivad vähemalt sama palju energiat kui see, mis on vaja selle õhu soojendamiseks. Tegelikult ventilatsiooni koha pealt tuleb veel lisaks see elektritarbimine mängu, mis on väga oluline. Edasi, topeltfassaadid, lisaks nõudluspõhine valgustus. Seda tuleb siis ja koostöös siis nõudluspõhine valgustus koostöös niisuguse efektiivse välisvarjestusega. Siin on mul näidatud ka niisugune väga hüpoteetiline olukord, kus topeltfassaadi taha kaitsvasse keskkonda on paigaldatud akende ette sellised ribid, mida saab vastavalt vajadusel eest ära tõmmata või ette lasta ja siis vastavalt kohaloleku ja valgustugevuse anduritele tagatakse ka see, et meil oleks tagatud tööpinnal piisav valgustase, et me ei põleta lampe üleliigselt. Ja samal ajal siis ribidega üritame tagada selle, et tagatud oleks välditud nii valgusräigus töökohal, kui ka meil oleks soe ja meeldiv sisekliima. Ja nüüd edasi. Kui me need aspektid oleme enam-vähem ära katnud, leidnud niisugused mõistlikud lahendused, siis edasi
see maja ikkagi tarbib energiat. Edasi peaksime vaatama, et mida me sellega ette võtame. Antud hoones on siis, nagu ka siin eelnevalt räägiti, kasutatakse energiakaevusid. Me saame tegelikult väga efektiivselt soojuspumba abil toota soojust hoonesse. Ja lisaks, kuna sealt energiakaevudest on saadaval aasta läbi niisuguse püsiva temperatuuriga vesi, me saame ka nii-öelda tasuta jahutust. Ehk reeglina me ei pea kasutama jahutuseks külmakompressorit ja samuti ei pea me kasutama ühendust kaugküttevõrguga, mis on siiski ette nähtud selleks juhuks, kui soojuspump ei vea välja. Nii. Nüüd siin graafikul on näha arvud, mille ma olen võtnud nüüd praegu kehtivast või viimati välja antud energia arvutusest või energiamärgisest, mis on siis välja antud kütteventilatsiooni projekteerija poolt. Siin on näha, et energiavajadused on järgmised. Meil on ruumide kütmiseks ja ventilatsiooniõhu soojendamiseks on vaja nii palju energiat. Siis edasi on nii palju on vaja sooja tarbevett, nii palju on vaja energiat jahutuseks, edasi tulevad siit ventilaatorid, kontoriseadmed ja valgustus. Ja siit on näha, et tegelikult see soojusosakaal ei ole üldse suur, kui tihti valitseb selline suhtumine, et teeme hästi energiatõhushoone, paneme hästi palju soojustust ja ongi kõik, siis siit on tegelikult näha, et siia on juba pandud välisseintesse piisavalt palju soojustust, et tegelikult me peaksime hakkama ka siin tähelepanu pöörama muudele aspektidele. Esimesed sentimeetrid, mis sa soojustust, mis välisseinale lisad, need annavad palju säästu, aga mida sentimeeter edasi, seda väiksem see kasu on. Ja kui me nüüd edasi võtame arvesse ka seda, et soojuspump elektrienergiat tarbib vähem, kui teda toodetakse, siis siit on näha, et lõppkokkuvõttes elektrienergiat soojuspumba käitamiseks on vaja nii palju, lisaks veel siis arvutuslik energiakogus, mida on vaja anda kaugküttevõrgust lisaks, ja samuti siis see on siis jahutuseks kuluv elektrienergia ja ülejäänud see hulk, mis siis kuskil ei muutu, ventilaatorid, seadmed, valgustus, see siit juba moodustab tegelikult enamuse. Et kui me tahaks veel edasi energiatarvet allapoole viia, siis tegelikult palju mõistlikum oleks keskenduda juba sellele osale. Aga miks siin see jahutuse osa siiski suhteliselt suur on see, et tegelikult me peame ikkagi kasutama ringluspumpasid vee pumpamiseks seal süsteemis ja ka siis õhu jahutamiseks suvel on vaja külmakompressorit. Ja kuidas me sellest tarnitud energiast üldse energiatõhus arvu saame? Siin on siis toodud punasega see, kui palju on vaja kaugkütet, ülejäänud on siis elekter. Edasi on siin nüüd katusetäis PV-paneele, vähemalt selle variandi kohaselt. Selle me lahutame siit elektritarbest maha, kaugkütte korrutame läbi kaalumisteguriga 0,9 ja enam-vähem sama kõrgeks see tulbaosa siin ja elektriosa me korrutame läbi kaalumisteguriga 2. Siis energiatõhuse arvust moodustab see elekter nii suur osa ja kokkuvõttes me siis saavutame energiatõhuse arvu 65 kWh ruutmeetri kohta, mis siis on väiksem kui 100. Vähemalt oli tol hetkel. Ja see on päris hea tulemus, sest nüüd, kui on vaja projektis korrigeerida erinevaid kohti, siis tegelikult meil on mänguruumi. Sest siin on ilmselt ka mõningaid vastuolusid, see projekteerimine ei olnud päris ideaalne, nagu alati. Nii, tänan kuulamast.